Aga kõigile tere tulemast meie küll traditsioonilisele töötegijate päevadele, kus pastorid, juhatuste liikmed kokku saame kevadel ja sügisel. Aga ma arvan, et sisu kohta ja selle kohta, mille üle me räägime ja mis toimub, et ei saa küll öelda, et need traditsioonilised oleksid, sest Jumal kõneleb alati väga originaalset ja tegelikult ka sellises, kui me oleme suhtes omavahel, kui me oleme koos, siis iga kord midagi väga originaalset sünnib. Ma mäletan, Valdo Maamägi eelmine kord rääkis sellest, et tuli suure murega töötegijate päevadele ja istusid kokku Kohila rahvaga ühte lauda seal taga. Ja sa oled mitmel pool seda jaganud, sellepärast võib seda ka avalikult teha, eks ole. Et kõik, mida me muidugi räägime pihisaladusest ka, või me ei räägi sellest saladusest, aga me räägime asjast enesest. Et see mure sai seal samas lauas nagu omamoodi vastuse, et te rääkisite natukene ja hiljem need inimesed olid tõrvas juba. Ja vahel me küsime, et mismoodi me saame võimestatud või ma tahaksin, et kogeda sellist, et Jumal täidab mind uue jõuga ja nägemusega ja inspiratsiooniga, aga ei ole võimalik näha teistsuguseid tulemusi, kui me sisendi poolt ei muuda. Mäletan, et ma ükskord käisin Tallinna vanglas olin ja seal oli üks poiss Haapsalust, ta oli eeluurimise all ja ta ütles, et ma olen jälle siin. Ja siis ta rääkis oma lugu ja ta ütles, et ta on mitmendat korda siin. Ma küsisin ta käest, et kui sa tagasi lähed, mida sa muudad oma elus, et see tulemus ei oleks seesama. Et sa ei oleks jälle ja jälle samas kohas. Ja ta ütles, tegelikult ma ei muuda mitte midagi. Enam-vähem alati, ühtemoodi, kõik see kordub. Ma saan vabaks, ma olen õnnelik, et ma sain vabaks, me paneme poistega vägeva peo püsti ja siis juhtuvad need kõik ülejäänud asjad. Ja vahel me ütleme ka, et me tahaks, et koguduses oleks teistsugune olukord, et uusi inimesi tuleks, et me suudaksime kõnetada ja tegelikult me oleme siin ka sellepärast, et seda sisendit muuta, et midagi kuulda välja, uut, värsket, isiklikult, võib-olla oma abielu jaoks, võib-olla oma koguduse jaoks ja kogukonna jaoks. Ja sellepärast ma soovin, et eelkõige südamed oleksid avatud lahti ja et me oleksime nii, nagu me viimases ja ka esimeses juhatuses rääkisime, et me oleksime 100% kohal, et see tähendab seda, et võib-olla unustame need mured, mis nendes masinates meieni jõuavad, paneme need vaikse peale ja väga vaikse peale. Et paneme korraks oma silmad kinni. Isa, me tuleme ja meil on selja taga üks järjekordne töönädal. Ja sa tead ise, kui palju seal on asju, millest on meie elu täis saanud, see nädal täis saanud. Kui mitmel korral selles nädalas ma olen öelnud, et midagi peaks muutma oma elus, et ma jälle ei oleks sama väsinud. Issand, ma tänan sind selle eest, et sa oma püha vaimu läbi oled täna siin. Issand, sa tuled meie juurde, sest sa oled tõotanud, et kui me sind igatseme, siis sa oled seal kohal. Ja veel rohkem sa igatsed neid kohti, kus
kus kohtuda meiega ja kohta meid. Issand, kõnele meie ellu. Me igatseme kuulda välja midagi, mis on tõesti originaalselt sinu käest. Ja me palume ühte muutust meie ellu, mis austaks Jumal sind ja kus me tunneme ka, et tõesti meie elus sai siis alguse midagi teistsugust, täiesti teistsugust. Ja sellest on saanud muudetud minu elu, meie pereelu, meie koguduse elu ja meie kogukonna elu. Issand Jeesus, me koguneme sinu ümber ja me täname, et Püha Vaim, sa oled siin. Püha Vaim, me ütleme sulle tere tulemast ja Püha Vaim, me anname sulle vabadust liikuda ja tegutseda ja teha seda, mida üksnes Püha Vaim, sina tead, mis Isale väga meeldib. Sündigu see Jeesuse nimel. Amen. Amen, sõbrad. Nüüd järgnevalt on juba üks väga sisuline teema. Me oma kogudustes erinevalt kasutame seda võimalust, et me julgustame inimesi astuma välja seal, kus nad on, tooma välja nende väljakutsetega, kus keegi on, ja et sa võid kellegiga koos palvetada, et sa ei pea üksinda edasi minema, sa ei pea üksinda läbi murdma, vaid me võime koos sinuga palvetada. Mõned kogudused pakuvad seda võimalust harvem, aga meie ühine nagu mõttega on olnud, et julgustada meid seda ressurssi kasutama, mis on eestpalves, koos läbi võitlemise väes ja jõus. Ja täna Peeter Tamm ja Karita Kibuspuu jagavad oma kogemusi, tähelepanekuid, aga seda, mida nad on õppinud Jumala sõnast ja oma elust, et prohvetlik ja hingehoidlik perspektiiv eespalvele. Ole hea, Peeter. Astu üles. Nagu kõnekam hetk minu jaoks oli see, ma olen teistele rääkinud ja osad kuulevad seda mitmendat korda, kui ma Arvo Pärdi eluloo raamatust lugesin seda episoodi tema elust, kui ta on Kuremäe kloostris ja mõtiskleb seal, on üsna löödud, ei ole leidnud lahendusi muusikaliselt, mida ta on otsinud, on aastaid otsinud ja üks naisterahvas küsib, et mida te teete siin? Ja ta ütleb, et ma olen muusik ja tahaks kirjutada muusikat, aga ei tule välja. Aha. Ja nagu ära läheb, küsib, aga kas te Jumalat olete tänanud, et ei tule välja? Ja see nagu tabas mind sellisel hetkel, kus mina hetkega võisin sõnastada, ma olen pastor ja tahan juhtida kogudust, aga ma ei jaksa ja ei tule välja. Aga kas sa Jumalat oled tänanud, et ei tule välja? Ma arvan, et see on väga hea point alustada eestpalvest. Väga hea punkt su elus, kus palvele on rohkem ruumi kui varem. Kui me Uuest Testamendist vaatame sellist nagu eestpalve, üldse kui klassifitseerida kuidagi, siis mina näen nagu suures plaanis nagu kahte sellist eestpalve situatsiooni. Ja esiteks on see, mis on palve missionaalses ülesandes või missionaalses liikumises. Ma lihtsalt kasutan sellist, ma ei ole seda ise välja mõelnud, aga ma kasutan sellist terminit. Ja see käib selle kohta, kui Jeesus läkitab jüngreid välja ja siis ta läkitab
neid ka palvetama. Ja teil tulevad omal kirjakohad peast, aga ma lihtsalt tsiteerin mõnda, aitan teid kaasa. Luuka 10, kui Jeesus läkitab rohkem kui 70 või siis 70, ütleb ta nii, 10, 8 ja 9, kui te lähete kuhugi linna ja teid võetakse vastu, näiteks Tallinna, siis sööge, mida teile ette pannakse, väga hea oli kõik, ja tehke terveks sealsed haiged ja öelge neile, Jumala riik on teie lähedal. See on missionaalse läkituse, selle pinnal toimub eestpalve. Kirjeldus sellest, mis jüngrid tegid, Markuse 6, 12 ja 13, nii nad läksid välja ja jutustasid, et parandataks meelt, ajasid välja palju kurja vaime ja võitsid paljusid haigeid õliga ja tegid nad terveks. Eestpalve missionaalses tähenduses väga selge, see on nagu Jumala riigi kogemise märgid ja see on terviklik. See on pääste, see on lunastus, see on õigeks mõistmine, pattude andeks saamine, aga sellest Jumala riigi kohtumise märkidest saab osa inimese ihu ja hing ja vaim. See on terviklik, sellepärast see kuulub sinna juurde. Ei ole nii, et ainult pattude andestuse jutt ja muu vaev kõik jääb täpselt samaks. Kuigi Pühakiri ütleb, et ihude lunastus on alles ees. Aga selle juures siis tuleb minna, tuleb astuda ligi, püha vaimu juhtimist tähele pannes ja olla kaasas sellega, mida Jumal on tegemas. Ja sõbrad, meie oleme need, et anda tunnistus sellest, mis Jumal on teinud meie eest, meie heaks ja mida ta tahab teha meie kaudu. Tuletan meelde siin selles missionaalses eestpalves Peetrus ütleb nii 2. kirja 1. peatükis, tema jumalik vägi on meile kinkinud kõik, mis on vajalik eluks ja vagaduseks tema tundmise kaudu, kes meid on kutsunud oma enese kirkuse ja väärikusega. Vast on hea meelde tuletada seda, et Jumal Jeesuse Kristuse kaudu, püha vaimutöö kaudu on andnud meile kõik, mis meil on vaja. Vast me palume juurde ja palume, ma ei pane tähele, mis meile on antud. Milline eelistatud suhe meil võib olla taevase isaga. Ja sealt lähtub see missionaalne eestpalve. Üks näide apostlite tegudest, siis Peetrus ja Johannes, kes lähevad pühakotta palvele, tublide juutida, nad on iga päev seda teinud ja ühel hetkel on see jalutu seal, keda nad on iga kord näinud ja pöördub nende poole, et midagi saada. Ja nüüd on 2 võimalust. Peetrus ütleb Johannesele, kuule, sa jätsid selle raha sinna kapi peale. No sa tahtsid turult selle Galilea hummust osta, aga nüüd kui meil oleks olnud see raha, me oleks saanud talle anda. Ei. Nad panevad tähele seda, mida Jumala vaim on tegemas. Ja Jumala vaim annab märku ja sel mehel on usku. Ja Peetrus vastab talle, ütleb, et hõbedat ja kulda mul ei ole. Aga mis mul on, seda ma annan sulle. Issanda Jeesuse nimel tõusu üles ja kõnni. See tähendab nagu selle tähele panemist, mida Jumala vaim on tegemas. Ja siis nad said olla õnnistuseks. Ja sõbrad, meie oleme kutsutud sellisesse teenimisse. Me oleme kutsutud sellisesse teenimisse, kus Jumala vaim saab meile märku anda ja me paneme tähele ja me võtame kuulda ja me õnnistame inimesi ja pakume välja, kas sa tahad, ma palvetan su eest. Ma arvan, et minu kristlase elu üks selliseid vabastavaid kogemusi, ma igaks juhuks vaatan kella ka, aga lehvitama karita, kui on liiga vigaks läinud, oli see, kui ma olin saanud vestelda vend Arpa Tarderiga ja ma teadsin, et tema vestlused alati lõpevad palvega. Mul ei olnud põhimõtteliselt selle vastu,
aga sellel korral see vestlus toimus 36 bussis. Ja ma olin nagu valmis, nagu brace yourself, et nüüd see tuleb ja see tuligi. Ja siis ta palvetas ja õnnistas mind. Aga vaata, sellel Jumala kuningriigil on nii suur mõju, et sellel hetkel oli see maailma kõige normaalsem asi, et võib palvetada 36 bussi tagaosas. Ja inimesed, kes seda nägid või kuulsid, nemad said samamoodi, ma ei saanud ju varjata seda kuidagi, ega. Nemad said samamoodi sellest osa. Sõbrad, me oleme kutsutud sellisesse teenimisse. Üks eakas Jumala riigi tööline, ta on aastaid olnud teenimas aastakümneid ja ta kirjeldab, ta ütleb oma palve elu kohta, et tema palved ei ole enam kirjeldavad palved, kus me nagu Jumalale ütleme, mida ta võiks teha ja ta näeks seda olukorda ja te olete kuulnud sellest väiksest lapsest, kes palus koera, palus Bernhardini ja ütles, et you know it's a dog, tead, see on koer, et Jumal teaks. Ma kahtlustan, et meie palved üsna tihti on natuke seda moodi, et me nagu püüame ette öelda, millal Jumal võiks midagi teha ja kuidas ta võiks teha ja just seal on need põhjused, miks ta võiks nii teha. Ja tema kirjeldab, ta ütleb, et tema palveelu näeb hoopis teistmoodi välja. Ta pühendab aega selle, et paluda Jumal, mida sa tahad täna korda saata minu elus ja minu kaudu. Millele täna ma pean tähelepanu pöörama, milleks ma pean valmis olema, mis on meid koos ees ootamas. Rooma kirjas on see alus olemas, Rooma 8, 14-16, ma usun, et see on paljudel peas. Ma ei ole seda lahti võtnud, siis ma saaks kohe tsiteerida. Sest kõik, keda iganes Jumala vaim juhib, on Jumala lapsed. Sest ei ole saanud orjuse vaimu, et peaksite jälle kartma, vaid te olete saanud lapse õiguse vaimu, kelles me hüüame Aba isa. Seesama vaim tunnistab koos meie vaimuga, et me oleme Jumala lapsed. Ja kasutades selle venna sõnu, rakendan seda iseenda kohta. Päevad on erinevad. Hommikul välja minnes on eri nagu ülesanded, vahel on väga tihedad ülesanded, vahel on neid vähem. Aga nende ülesannete juurde ei kuulu see, kas ma õhtuks olen tamm. Ma olen sündinud tammena. Ma olen õhtul ka tamm. Saate aru? Meil võib olla palju raskusi, meil võib olla palju kohustusi, meil võib olla võitlusi, aga nende ülesannete hulka ei kuulu see, kas ma õhtuks ka veel saan hüüda Aba isa. Ma võin rääkida jamadest, mis juhtus, mida ma ise kokku keetsin. See on täitsa reaalne, et see võib nii juhtuda. Aga see ei ole üks nendest ülesannetest. Püüda midagi teha, kuidagi kanda hoolt selle eest omalt poolt, et ma õhtul ka olen ikka Jumala vaimu läbi sündinud, Jumala laps. See on antud. Me oleme kõik saanud, mis on vaja eluks ja Jumala kartuseks. Ja sellepärast me tohime hüüda Aba isa ja olla tema käsutuses. Nii, aga nüüd tuleme selle teise juurde ja see on eestpalve koguduse sees. Mul tunne, et ma ülejäänud ära panen karitele jätma, seepärast, et vast tulla üldse aega enam järgi. Aga siiski, see on see, kus on üks teine lähenemine, see on Jaakobuse kirjas, nagu sa hästi tead, 5. peatükis, salmid 14-16. Ma ei hakka kirjutama, kirjutage omal märkmetesse. Kui keegi teie seast on haige, siis ta kutsugu koguduse vanemad enese juurde ja need palvetagu tema kohal teda õliga võides issanda nimel. Ja usupalve päästab tõbise ja issand tõstab ta üles. Ja kui ta on patu teinud, siis antakse talle andeks. Tunnistage siis üksteisele patud üles ja palvetage üksteise eest, et te saaksite terveks. Õige inimese mõjuvõimas eestpalve saadab palju korda. Panite tähele, ta erineb sellest missionaalselt eestpalvest. Ja siin öeldakse, et ta üldse räägib siin usuelust, kui keegi kannatab, siis palvetagu, kui on hästi, siis tehku ülistust. Ja kui keegi teie seast on haige, siis ta kutsugu, et tema pärast palvetadaks. 2 minutit. Arutage seda, miks see nii on. Arutage seda. Pütke kokku saada, kes on eraldi. Arutage, miks niimoodi? Missionaalne palve on mitte midagi küsi. Lähed ja sekkud olukorda. Aga siin, miks see nii on?
jah, teie püüdke arutada. Miks on nii öeldud, et ta kutsugu ise koguduse juhid ja siis need palvetavad? Nii, aitäh. Mõned reflektsioonid, ma ei kuulnud seda ära, ma lasen sulle öelda võib-olla, aga mis te leidsite? Kuhu te jõudsite? Miks te arvate? See on huvitav, et öeldakse, mitte et koguduse vanemad otsige üles, vaid need inimesed kutsugu ise. Usu küsimus. Ja see on täiesti mõistlik eeldus, et koguduses võiks olla usku. Aga hea, aitäh. Mis veel? Mis te leidsite? Miks öeldakse niimoodi, et ta ise kutsugu? Ei, ärge vaadake selle taha. Ülle ja Meemo, ma vaatan teie poole. Te räägite edasi, saite hoo sisse. Okei. Mis te arutasite? Miks see nii on? Aga huvitav küsimus, kas pole? Te on asi selge, nii palun. Ja me praegu natuke tegelesime sellega, et huvitav, miks see nii on, et see on nagu see tõlgenduse. Koguduse juhtidel siis konkreetselt, aga jah, see on selline asi küll, jah. See erinev vaade on see missionaalses olukorras. Ei ole kusagil öeldud, et me hakkame mõõtma, kui palju seal usku on ja kas midagi, vaid Jeesus ütleb, et tehke haiget terveks. Seiske vastu kurjale, selliselt, et kurjad vaimud taanduvad ja jätavad inimesed maha. Aga siin selles olukorras öeldakse, et kutsuge. Jah. Väga hea. Just. On küll, jah. Ja see üldiselt läheb kokku palve loogikaga, et Jumal ikkagi ootab meie palveid. Jeesus küsis jalutu mehe käest, mida sa tahad, et ma sulle teeksin? Me küsime, et kuule, kas sa ei näe või? Ei, aga võib-olla jalutu mees ütles, et mul on nii halb kerjamise koht, ma tahaks nagu seda turuplatsile lähemale, et see on minu soov. Ja Jeesus tahab kuulda meie oma palvet. Vahest tahetakse nii. Siin on see, et on inimese kutse. Mind on väga julgustanud see, et ta ütleb, kui keegi teie seast on haige. Laps, keskealine, kus ma ise olen vanem inimene. Siin ei ole seda, et sulgudes, kui sul on kroonilised haigused, siis võtta ometi aru pähe ja saa aru, et see ongi. Vaid kui keegi teie seast on haige, seal ühtegi piirangut, mitte ühtegi piirangut. See inimene võib nii teha, kutsuda koguduse vanemad. Ma räägin, ja ma ise arvan, et ma ei räägi taga, sellepärast, et seda rääkis meedik koguduses avalikult. Mõned aastad tagasi ütles, et arsti abilisena, kui tuleb see peavalu või see raske seis, tal on kohe tekib, retseptid on peas, jooksevad, tap, mida on vaja, ja see on natuke kangem, see on veel kangem. Ja siis umbes 3. päeval, kui ikkagi ei ole nagu abi saanud, siis tegelikult võiks palvetada ka. Ja seal tulebki see vastutus. Ja ta ise oma sõnadega ütles, et miks ma kohe ei või palvetada. Ja tablett ka paha ei tee, võid ikka võtta, aga see sama, et miks ma kohe ei või pöörduda Jumala poole abi saamiseks. Usupalve päästab tõbise. Issand tõstab ta üles. Ja nüüd pange tähele, et selle kutsega luuakse üks olukord, milles öeldakse, ja kui ta on patu teinud, siis antakse talle andeks. See, et kutsutakse koguduse juhid, see loob nagu teatud keskkonna, kus on võimalik ka nende asjadega tegeleda, kus on võimalik konkreetse selle diagnoosiga tegeleda, aga vahel on nii, ma ei tea, kuidas teie kogemus on, et nohust ja eriti praeguses ajas nohust ja köhast võib-olla on palju lihtsam rääkida kui sellest, et suhted on keerulised või kuskil on mingi asi, mis vajab lahendust. Et see otsene palve tervise pärast võib väga, väga loomulikult
jõuda selliseks hingehoidlikuks olukorrast, kus tuleb ka rohkema eest hoolt kanda. Tervise pärast tuleb kindlasti paluda ja toon siia juurde ka selle, et Jeesuse kogemuses me näeme, et ta tervendab haiged ja ta ei küsi neilt tingimusi. Ta ei ütle, et no ma siis, kui sa hakkad mu järgi tulema, siis ma võib-olla vaatan seda, vaid kui tuleb ka kogudusest väljapool olev inimene, siis tema palve on piisav. See, kui ta oma soov väljendab, see on piisav, et sellele vastata. Aga mis selles palvesituatsioonis võib nagu edasi sündida, vaatame, kui sa Karita tuled ja jagad seda. Mõni minut. Ma küll nüüd ei tea, kas ma hakkan rääkima, mis võib palvesituatsioonis edasi juhtuda. Vaatan, et sul on Peetruse esimene kiri lahti. Et mul nii kohast raamatut ei ole. Jah. Aga tere minu poolt ka. Ja kui Peeter alustas sellega, et ta rääkis ka ühe sellise isikliku momendi, siis ma mõtlesin, et võiks ka, et hea sissejuhatuse jääsulamine. Et Einike palus mul rääkida hingehoidlikust aspektist. Ja tegelikult ma ei ole hingehoidja paberite järgi. Ma olen hoopis psühholoog ja pereterapeut, aga huvitav on see hingehoiu teema viimasel ajal kuidagi tuleb mitmest kohast ikka jälle minuni. Kuni selleni välja, et mitmed inimesed, kes tulevad nõustamisele, küsin neilt, ma kuulen ta lugu ja ma küsin, et mis on see, kuidas ma saaksin sind aidata või mis ootusega sa siia tulid. Ja siis ma kuulan ja mõtlen, et see ei ole psühholoogia teema. Et see on Jumala suhte teema, see on tegelikult, see on hingehoiu teema. Ja siis ma olen ka päris konkreetselt siis küsinud, et tegelikult see läheb natukene sellest, mida ma igapäevaselt teen kui kõrvale, aga tegelikult ma olen kristlane ja me võime rääkida siin ka sinust ja sinu suhtest Jumalaga ja ma olen valmis kuulama sind ka selle nurga pealt. Ja ma olen hakanud viimasel küsima, et Jumal, kas sa tahad mulle midagi öelda? Ja siis tuli Einike ja kutsus mind rääkima hingehoidlikust aspektist. Aga mina mõtlesin nagu seda, et tegelikult see mõnes mõttes eestpalvele tulemine natukene on ikkagi ju sarnane sellega ka, kui inimene tuleb abi otsima, tal on mingisugused mingid mured, mingid väljakutsed, ta on nagu pusas või lõksus oma eluga ja tegelikult üks oluline asi, mida ma arvan nii nõustajal kui hingehoidjal kui eestpalvetel on oluline meeles pidada, on see, et tegelikult hädas inimese kõige suurem igatsus on olla mõistetud. Isegi mitte saada kõige parem lahendus kohe ja kiiresti, vaid tegelikult esimese sammuna inimene, kes on hädas, ta tegelikult vajab seda mõistetud olemise kogemust, et keegi saab aru, kui hädas või kui puntras ta omadega on, kui lõksus ta on, kui keeruline on see koht, kus ta on. Ja teisipidi on ilmselt see eestpalvele tulemine ka üks paras enese ületamine. Sellepärast, et ma arvan, et ei ole ikkagi kerge, minul küll ei ole kerge minna ja jagada midagi väga isiklikku, tunnistada seda, et ma olen hädas, et ma ei ole ise toime tulnud ja tihti on ju nende murede taga, Peeter, sa rääkisid rohkem haigusest, aga tegelikult tihti on seal võitlemine kiusatusega, tihti on seal mingisugused konkreetsed patud ja inimene tunneb, et ta on läbi kukkunud. Ja tegelikult ei ole kerge, eriti kui me oleme olnud
kristlased pikemat aega ja võib-olla me oleme isegi tegijad kristlikus maailmas, meil on mingisugune positsioon, mingisugune roll, ei ole kerge tunnistada, et ma olen läbi kukkunud. Et on midagi, kus ma tegelikult olen eksinud või on mingisugused võitlused, millega ma võitlen. Ja teisipidi, kui me loeme piiblit, siis me näeme, et eesliinil olek, tegelikult üldse kristlaseks olek, tähendab seda, et me oleme kogu aeg potentsiaalsete rünnakute all, aga mida rohkem me oleme eesliinil, seda suurem on see tõenäosus, et tegelikult meid üritatakse maha võtta. Nii et esimene mõte, mis ma annaks kaasa eestpalvetajale, on üks selline mõte või hoiak, mis on mind tegelikult psühholoogi ja terapeudina väga palju aidanud. Ja see on selline hoiak, mida ma ikka ja jälle endale kordan ja see kõlab väga ilusasti. Uudishimu, mitte hukkamõist. Panen selle kirja ka. See tähendab seda, et kui ma valmistun eestpalvetaja olema või kui ma lähen kellegi hinge hoidma või ma asun kedagi vastu võtma, siis ma tegelikult valmistan ette ennast selleks, et ma võin kuulda absoluutselt kõike. Maailm on üks kirjupaik ja ma usun, et teie, kes te olete pikemat aega olnud pastorid või hingehoidjad, siis te teate, et tegelikult oleks hea olla valmis selleks, et te kuulete selliseid asju, mida te võib-olla iial ei uskunud, et maailmas sünnib või et kristlaste seas sünnib või et tegelikult ka pealtnäha tugevad ja tublid kristlased võitlevad väga karme võitlusi. Meid ei ole kutsutud kohut mõistma. See on nii huvitav, Johannese 3.17 ütleb, et isegi Jeesust ei saadetud maailma kohut mõistma, vaid maailma päästma. Ja ma arvan, et see on üks oluline hoiak, mida eestpalvetajad saavad enda südames nagu kasvatada ja tugevdada. Kuidas see inimene on sellisesse kohta jõudnud? Millest ta veel on läbi tulnud? Mis on need kogemused, mis on sundinud teda tegema selliseid valikuid? Sellised nagu pigem imestusega seotud küsimused. Kuidas mina saaksin teda aidata? Mida Jumal tahab praegu, et mina selle inimese heaks teeksin? Pigem sellised avatud ja võib-olla ka otsapidi nagu palves olemise küsimused. Mina ütlen ausalt, et mul on väga palju hetki oma igapäevatöös, kus ma kuulen inimest ja mõtlen, et Jumal, kuidas ma saaksin teda aidata? Ma näen, et ta on keerulises olukorras. Mis on see parim tee tema jaoks ja siis ma palvetan. Ma lihtsalt palvetangi, et Püha Vaim, ma tahan olla hästi avatud sulle praegu, et sina kõnetaksid mind. Ja vahel Jumal annab väga selgeid küsimusi või märksõnu. Küsi selle kohta ja liigu sinna suunda. Ja ma näen, kuidas Jumal tegelikult varustab meid nendel hetkedel. Nüüd võib-olla tekib see küsimus, et kui inimene ikkagi käitub selgelt mitte kristlikult või kui ta selgelt ikkagi teeb pattu, et kuidas siis sellise olukorraga toime tulla. Minu kogemus on see, et väga paljud inimesed tegelikult ise on väga teadlikud sellest, et nad on rajalt kõrvale läinud ja see nende enda süütunne on tegelikult nende sees juba väga suur ja see süütunne on veel selline eriliselt hea pinnas, kus tegelikult ka
süüdistaja saab tulla ja veel puid sinna alla panna ja öelda, et sa oledki läbi kukkunud, sul ei olegi väljapääsu sellest, mis tegelikult ei ole ju tõde. Et kõigepealt siis see mõistetud olemise pakkumine, et ma saan aru, et see koht, kus sina praegu oled, on väga keeruline koht. Ja sealt edasi, kui inimene juba on rohkem avatud ja kui see vestluse usaldussuhe on rohkem üles ehitatud, siis saab hakata küsima ka selliseid suunavaid küsimusi, et näiteks, mis sa arvad, kuidas see, mida sa praegu teed, mõjutab sinu suhet Jumalaga? Või kuidas see, et sa ütlesid just, et sa tegelikult oled juba aastaid kristlane olnud, et kuidas see sobib kokku piibli kontekstiga või kuidas see sobib kokku sinu kristlike põhimõtetega. Ja tegelikult hästi oluline on see, et inimene ise sõnastaks, et ta ise tooks välja selle, kuidas ta näeb seda oma käitumist või oma valikuid või oma elu. Ja siis saab edasi hakata juba otsima neid lahendusi. Oluline on mõista seda, et meid ei ole kutsutud hinnangut andma või kohut mõistma. Hästi oluline on kõigepealt vaadata, kus see inimene omadega on ja tegelikult pakkuda seda mõistetud olemist ja sealt edasi vaadata, kuhu suunda see vestlus või see palve hakkab liikuma. Hästi oluline on selle juures tegelikult hoida iseenda asjad korras. Tegelikult me ei saa minna eestpalvetaja rolli niimoodi kiirustades ülepea kaela oma fookust paika panemata ja oma südant puhtaks tegemata. Ja seda väga mitmel põhjusel. Esiteks, kui meie ei ole oma südant puhtaks teinud, siis ei pruugi saada seda kontakti Jumalaga, seda pühavaimu häält kuulda, mis tegelikult minu meelest on väga oluline. Ma milleta tegelikult on minu meelest võimatu eestpalvetaja olla. Teiseks, me oleme ise avatud rünnakutele. Kui me ei ole oma enda sisse vaadanud ja oma mõtteid ja oma südant puhtana hoidnud, siis meil on väga raske olla selles armastuses ja avatuses, mida me vajame, et kuulata teist inimest. Kuulata seda, mis tema elus toimub. Meil kõigil on oma nõrkused, meil kõigil on oma emotsionaalne pagas, mis võib meid käima tõmmata. Ja kui me kuuleme kellegi suust läbi tema loo neid teemasid, mis tegelikult on minu teemad, mis on seotud minu mingisuguse varasema kogemusega või sellega, millest mina praegu läbi lähen, minu enda kiusatustega, minu enda võitlustega, siis ma tegelikult ei saa olla enam uudishimulikult neutraalne, vaid ma hakkangi hinnanguid andma, ma hakkangi kohut mõistma. Mis mõttes, kuidas on võimalik, et sa niimoodi teed, jälle tuleb, kuidas ma ei suuda seda kuulata, või ärritumegi tegelikult ja hakkame mingeid hinnanguid oma peas laduma, sellepärast, et me oleme inimesed ja meie enda teemad tõmbavad meid emotsionaalselt käima, tahame või ei taha. Aga kui me hoiame ennast oma mõtteid puhtana ja kui me tegeleme selle, kui me läheme eest palvetama või läheme hinge hoidma ja me oleme tegelikult iseenda südame Jumala ette toonud, me oleme palunud, et püha vaim puhastaks meid, siis me ei ole enam niivõrd inimesed keset oma inimlikke reaktsioone.
Jumal annab oma rahu, Jumal annab oma tarkust, Jumal annab oma sellist tuntavat ligiolu ja vahel me ei lähe üldse käima või vahel meil järsku tekib see teadmine, et oot, see on nüüd see minu teema, ma pean olema ettevaatlik, ma pean jälgima, et ma suudaksin säilitada neutraalsuse. Ja viimaks, miks on oluline häälestuda enne, kui me läheme eest palvetama, on see, et tegelikult me ei jaksa üksi kanda teiste inimeste koormaid ja kui me kuuleme vahel lugusid, mis tegelikult on rusuvad. Maailm on täis uskumatult palju ebaõiglust ja ülekohut ja ei ole lihtne kuulata neid lugusid üksinda. Sest et jällegi inimestena me võtame need enda kanda ikkagi läbi oma emotsionaalse süsteemi. Kui me läheme koos Jumalaga, kui me oleme pannud oma usalduse Jumalale ja lasknud oma mõtted ja südame puhtaks teha, siis tegelikult me saame ka selle jõu kanda neid koormaid ja olla selleks toeks, mida meilt võib loodatakse, kui tullakse oma muredega. Tahad sa vahepeal midagi lisada? Aitäh. See toob meid selle enese ettevalmistuse juurde, mis kindlasti eestpalves on äärmiselt oluline ja millele Karita viitas, meie oma osadus Jumalaga ja ka see, et paratamatult hakkavad toimima mingisugused sümpaatiad või antipaatiad või mingisugune selline tase, et kui me ei ole teadlikud üle andnud Jumalale, siis see võib hakata segama. Üks asi, mis selle vastu aitab, ongi siin öeldud, et kutsuge koguduse vanemad mitmuses. See toob meid selle palve praktilise osa juurde ka eestpalveteenistuses, kus meil kindlasti kogudustel on loomulik, et on palju palveabilisi rohkem, et ei ole ainult 1 või 2 koguduse vanemad, kes sellega tegelevad, vaid on eestpalve inimesed, võivad olla diaakonid, ei pea tingimata olema. Ja me sellest rääkisime ka, et see, mida siin on kirjeldatud, selle hingehoidliku keskkonna loomine, see toob kaasa selle, et inimene nagu usaldaks seda keskkonda, et ta usaldaks, kui ta nüüd räägib midagi, või kui ta avaldab, et ta saab aru, et see viiakse, tema olukord viiakse palves Jumala ette. Jaakobuse tekst küll on huvitav selles mõttes, et ta alustab ju otseselt nagu meditsiinilisest olukorrast ja üpris kiiresti jõuab patu tunnistamise juurde. Me ei peaks nägema seda 1. sajandi arusaama jaatamist, et iga haigus on kindlasti patu tulemus. Jeesus ise reageerib selle vastu. Aga me näeme, et inimeses on kõik asjad seotud. Ja kui see otsene meditsiiniline olukord on toodud Jumala ette, on palutud, aga tegelikult see suhte olukord ei ole toodud või see on jäetud nagu rääkimata, siis me saame aru, et see abi on väga osaline. Et sellepärast siin ma näen küll seda nagu julgustust olla avatud sellele, et sellest otsesest meditsiinilisest küsimusest võime jõuda ka kas Jumala suhteni või seesama, mis sa nimetasid, et kus aastaid kristlaseks olnud inimesed ja minu jaoks on natuke selle esimese teemaga seotud, mida ma puudutasin missionaalses eestpalves, et see nagu aruandmine oma identiteedist, teadmine, kes sa oled, et see on äärmiselt suure tähtsusega, et me ja võib-olla selles hingehoidlikus olukorras saabki selle tuua esile. Ja tunnetuse mõttes lisaksin siia, et ta kindlasti ka sellises eestpalves on oma koht olla avatud, et Jumala vaim saab märku anda, saab anda küsimusi, palveid ja seal ei olegi teist võimalust, kui see tuleb välja öelda, sest muidu me ei saa aru, kas ma ise mõtlesin selle välja või oli mis iganes, liiga koledat filmi vaatasin eile ja mingi asi, et see ainuke viis nagu saada kinnitus või ümberrükkamine sellele ongi inimesele välja öelda, et kas see kuidagi puudutab su elu või kas see kuidagi on mingi seos sul sellega, et seda on mõistlik teha.
ja selle koha pealt olla Jumalale avatud, jah. Aga ma rohkem ei lisaks juurde, võib-olla see praktiline pool, millest me rääkisime ka, et eriti praeguses olukorras, kuigi see ei ole oluline juba varem, on täiesti mõistlik, et kui tuleb naisterahvas eestpalvele, siis võiks olla vähemalt üks õde ka, kes palvetab tema pärast. Pastor kindlasti on okei või diakon või kogukonnajuht või kes iganes. Ja samamoodi ka meesterahva puhul, et on täitsa okei, kui üks mees, üks naine või kaks meest palvetavad temaga koos, et just selle samal põhjusel, no oma inimesi natuke tunneb rohkem. Aga kui inimene tuleb väljapoolt, siis me ei tea, mis tema raskused on olnud, millega ta on võidelnud, mida ta on üle elanud ja on see oht, et me võime olla liiga familiaarsed, kui sa tahad kommenteerida võib-olla seda korra. Ja ma võib-olla oleks kommenteerinud lihtsalt seda, et ma tean isegi küll mitte õnneks Eestist, aga juhtumeid, kus kunagi on olnud oma koguduse inimesed, aga hiljem on toimunud mingisugune, et suisa parimad kaasteenijad ja siis hiljem on toimunud mingisugune lahknemine ja mingisugune ühesõnaga täitsa selline vastandumine ja et see on mind pannud nagu väga mõtlema, et tegelikult pigem sellistes olukordades mõelda paar sammu ette ja mitte jääda selle peale lootma, et me oleme lapsepõlvesõbrad või kasvasime, käisime samas pühapäeva koolis, et meie vahel ei saa nagu midagi tulla, et tegelikult paraku purad käib nagu möir käib lõukoer, eks ju, ja me ei tea, mis võib juhtuda, et parem ikkagi mõelda pigem ette, et oleks võimalikult nagu selge ja piirid oleks paigas. Ja mina ka olen nagu hästi seda meelt, et kogudused, kus tavaliselt võib-olla pastor veab seda eestpalvatamist, et ikkagi hästi hea oleks, kui oleks valmis ka mõned õed või mõned naisterahvad alati kaasa palvetama. Kas või juba sellepärast, et vahel võib olla naistel selliseid isiklikke teemasid, mida lihtsalt meesterahvale ei ole mugav rääkida, aga teine asi on jah seesama, et tänapäeva ühiskond on kahjuks jõudnud sellisesse kohta, et parem on, kui mees ja naine ei jää kahekesi ruumi või kuskile, kus keegi ei näe, sellepärast, et hiljem võib lihtsalt tulla sellest niivõrd keerulisi olukordi, mida tegelikult on väga-väga keeruline lahendada. See puudutab seda ka, et kui on väljapoolt kogudust inimene ja kui on suurem kogudus, siis ka koguduse sees, et kui meesterahvana palvetad, siis on hea alati küsida, kas ma võin käe õla peale panna, kas ma võin käe su pea peale panna, et inimene saab öelda, kui tal on see ebameeldiv, siis ta ütleb nii, sest meie ei tea nagu tõesti inimeste tausta, ma toon siia täitsa nagu off-topicuna, aga siiski mitte päris. Meie missionari paar Kosovos, Dejan Adam, kes on serblane, ütleb, et nad hakkasid käima ingliskeelses koguduses, kuna kohalikus koguduses oli inimesi, need olid naisterahvad, kes serbia keelt kuuldes läksid täiesti krampi, sellepärast, et nad olid üle elanud asju, nende pereliikmed olid tapetud, mis nendega oli tehtud, et lihtsalt need üldse ei puutunud asjasse, et see oli kristlane, see mees, kes rääkis seda serbali, lihtsalt seda keelt kuuldes neil nagu kõik vallandus uuesti. Traumakogemus täpselt, et see on nagu see põhjus, miks peaks olema, võib olla isegi rohkem tundlik sel teemal, et pigem olla ettevaatlik ja näiteks mina olen seletanud ka õliga võidmist, et näitan õlipudelit, ütlen, et ma teen otsa ette, ma lihtsalt teen risti otsa ette, et on see okei, kui inimene ei tea, et siis ta, hea küll, et ta lubab seal toimuda, nii et aga kui sa tahad lisada veel midagi, ole hea. Ega ma väga palju ei taha, aga ma lihtsalt just mõtlen, et selle sama puudutusega on see sama teema, et kui kellelgi on kas mingisugune väärkohtlemise või ahistamise kogemus, eks ju, et siis nende jaoks samamoodi võib see hea tahtlik käe õlale panek eestpalve või õnnistamise eesmärgil vallandada hoopiski negatiivse kogemuse, võib-olla midagi selliselt, praktilise poole pealt ja natuke huumoriga seotud ka, et Anglikaani naisõpetaja Freda Medeus juhtis tähelepanu sellele,
peab arvestama, et kui viimasest duši all käigust on väga palju möödas ja sa tõstad oma käe ja siis inimene nagu vajub, siis mõtled, et halleluuja, aga tegelikult see põhjus on nagu teine. Ja teistpidi võib olla ka, et sa palvetad ja inimene tunneb, et ma olen kusagil taevastes, see oli lihtsalt Dolce & Gabbana, mul mitte midagi, et nagu teine äärmus ka võib-olla kõige kangem ei ole kõige parem, aga nendele asjadele on nagu hea tähelepanu pöörata. Ja see, mis Karit ennem ütles, et oma osaduse eest hoolt kandmine, see on teadliku palve nagu teema, sest et paratamatult sellised sümpaatiad, antipaatiad võivad hakata toimima või seesama, et palvetaja enda probleem või on ta siis nagu ületatud või veel ületamata probleem, et see võib hakata nagu kaasa mängima, et siin ei olegi mingit muud teed, kui lihtsalt see usaldada Jumala kätte ja see on lisapõhjus, miks on hea, kui on mitu inimest. Et ka sellises hingehoidlikus olukorras ja prohvetlikus kuulamises on hea, kui üks palvetab, siis teine nagu tajub, mis on võib-olla veel oluline selle inimesele öelda või teda aidata. Aga aitäh teile tähelepanu eest, aitäh Karita! Aga kasutame võimalust kõigepealt, ennem kui me võib-olla väikestes gruppides ka oma mõtteid ja kogemusi saame jagada ja arutada, et kui on küsimusi Karitele või Peetrile, et olge head. On erinevad seletused, et kust see tuleb ja kuidas ravida seda, aga mina olen leidnud, et ei ole ühtegi, mis on nagu 100% õige kogu aeg. Et võib-olla üks inimene ütleb, et see on täiesti vaimulik küsimus, et selle eest tuleb palvetada ja ajada välja kurjad vaimud ja see on usu teema, võib-olla see on teine arvamus, aga seotud usu teema, mida suurem usk, seda vähem on tõenäosus, et keegi põeb sellest. Siis on meditsiiniline vaatenurk, aga neid, kes on käinud, kes on olnud selle ravimi all, tihti ütlevad, et see ei aita, lihtsalt nagu nullistab kõik emotsioonid. Ja siis on kindlasti nagu läbirääkimine ja hingehoid ja nõustamine. Aga sinu perspektiivist, Peeter varem ütles, et asjad on kokku seotud, aga kas sul on mingisugune selgus selle asja kohta ja üleüldiselt psühhiaatriliste asjade kohta, et kuidas oled ise mõistnud, et need asjad mängivad koos? Jaa, see on hea küsimus. Aitäh! Et kõigepealt esimese asjana ma võib-olla ütleks seda, et hästi oluline on ikkagi jällegi uudishimu mitte hukkamõista, ehk siis püüda kõigepealt inimest kuulata ja mõista ka tema konteksti, sellepärast, et mingisugused elusündmused võivad olla piisavalt traumeerivad, et need tegelikult toovadki kaasa depressiivsuse sümptomaatika. Et näiteks 1,5 aastat tagasi mul käis üks noor inimene, kelle vanemad olid väga ootamatult, väga dramaatiliselt, väga inetult lahku läinud. Tõesti niimoodi, et ühel päeval ei olnud justkui midagi ja teisel päeval läks asi väga inetuks ja tegelikult see noor rääkis mulle, kuidas ta nutab ja ta ei saa magada ja tal ei ole söögiisu ja ma kuulasin teda ja ma ütlesin talle ka, et tegelikult antud hetkel on täiesti normaalne see, et sul ei ole söögiisu, et sa hakkad kergesti nutma ja et sul on masendusmõtted peas, sellepärast et see, mis sinu kodus toimub, tegelikult see ongi selline koht elus, kus inimene reageeribki niimoodi ja tegelikult kui sa ei tunneks nii, siis oleksid robot, mitte inimene. See näitab, et sinu emotsionaalne süsteem toimib. Loomulikult tuleb sellises olukorras jälgida seda, et kui tugevaks see sümptomaatika läheb ja kas ühel hetkel võib-olla on ikkagi vaja abi ja sekkumist, eks ju, aga et mingis kontekstis või kui näiteks inimene on kaotanud kellegi olulise või tema elus on olnud mingisugune kaotus, siis samamoodi tegelikult depressiivsuse sümptomaatika on väga kohane reaktsioon. Inimene reageeribki niimoodi, eks ju.
aga edasi jällegi sõltub sellest, et väga raske on nagu niimoodi öelda, et mis on need kriteeriumid, millal lihtsalt palve ja nõustamise kui hingehoiuga saab abi. Mina olen näinud ikkagi selliseid olukordi, kui depressioon on väga pikalt kestnud. Ja me tegelikult oleme Jumala poolt loodud väiksed keemiavabrikud, sellepärast, et tegelikult kõikide emotsioonide nagu taust meie kehas on ajukeemia ja hormoonid, eks ju, ja kui nüüd see masendus on väga pikalt kestnud, siis tegelikult see ajukeemia võib olla ikkagi nii palju muutunud, et lihtsalt palvetades ei pruugi. Loomulikult Jumal võib teha imesid alati ja selles mõttes mina olen väga seda meelt, et Jumal võib niimoodi tervenduda ühe palve peale ka, aga ma olen näinud seda, et tegelikult teatud olukordades on oluline ikkagi saata inimene psühhiaatri konsultatsiooni ja psühhiaater kui erialaarst ikkagi vaatab inimese läbi ja annab selle hinnangu, kas on vaja nüüd seda paigast nihkunud ajukeemiat ka ravimitega toetada. Et mida nad siis tihti ikkagi proovivad teha, on see, et saaks tasakaalustatud selle inimese normaalse ajukeemia, siis tasapisi võtta need ravimid maha, eks ju. Aga kindlasti sinna juurde peaks käima, nagu sinna paketti peaks käima, siis kristlase puhul kindlasti selline hingehoiu eestpalve ja tegelikult ka teraapia või psühholoogilise nõustamise pool, sellepärast, et väga sageli selle depressiivsuse või depressiooni taga on ikkagi mingisugused, kas mingid elusündmused, et mingisugused traumad või mingisugused asjad on jäänud nagu lahendamata meie sees või siis on mingid mõttemustrid, et näiteks on inimesed, kes kipuvadki alati ebaõnnestumiste taga nägema seda, et minus on see põhjus. Ma olen väärtusetu, ma olen saamatu, ma ei saagi kunagi millegagi hakkama ja tegelikult need mõtted omakorda vallandavad siis seda asendust soodustavat ajukeemiat, eks ju, et meie emotsiooni taga on alati mingisugused ajukeemilised reaktsioonid. Et ma ei oska anda sellist ühtset vastust. Mina tavaliselt kuulan inimese ära ja siis püüan seda konteksti vaadata ja siis leida nagu see, et kas me proovime alguses ilma, aga teatud puhkudel ma ikkagi näen, et oluline on psühhiaatri konsultatsioon. Sellepärast, et mingist hetkest võib inimene muutuda nagu reaalsuse suhtes nii, et ta ei taju enam reaalsust, et ta võib juba iseendale ohtlik olla. Ja mitte sellepärast, et ta nüüd kuidagi, ma ei tea, kalduks väga ära õigelt teelt, aga lihtsalt sellepärast, et ta ei suuda enam adekvaatselt näha ennast ja maailma ja ta leiabki, et see koorem on nii suur, et ma parem lähen siit ära. Kas ma vastasin? Aitäh, ma lisaksin siia juurde. Mitu aega tagasi oli, kui ma ühest ajakirjast lugesin, see oli kellegi tema oma kogemuste põhjal kirjutatud depressioonist kui kaasaja pidalitõvest. Ja siis ta tõi välja seal üks 10-12 sarnasust. Ja ma ütleks, et ükskõik, mis see alus on, või see on kombinatsioon, need taustad, keemia, kus lisaks veel vaimne rünnak, et see pani mind küll meeleparandust otsima. Ükskõik, mis see taust on, selline inimene ei peaks tundma ennast pidalitõbisena selles mõttes, et ta ei leia osadust, ta ei leia seda, et ta sõbrad tahaksid temaga olla, see, mis tavaliselt juhtub. Lõpuks sõbrad ka ei suhtle, nad ei saa enam aru, nad ei oska, et sellises kristlaste lähikogukonnas peaks saama tuge inimene, mis iganes see taust on. Et see võiks olla see eesmärk, et ükskõik, et tulevad ka välja, kui on mingid ekstra taustad, ka see peaks välja tulema, kui inimene leiab vastuvõtmist väiksemas kogukonnas. Aga see oli mõtteaine, et need 10-12 sarnasust, sa leiad need üles, kui sa järgi mõtled siis.
Ja ma tahtsin veel öelda, et siin on just jälle oluline see mõistetud olemise pakkumine, sellepärast et paljud inimesed, kes on tulnud depressioonist läbi, on jaganud seda, et sel hetkel, kui nad on nii suures masenduses või sellises totaalses augus, nad tegelikult on olnud võimetud kuidagi oma meeleolu tõstma ja siis on tulnud kaaskristlased, kes on öelnud, et ole rõõmus, Piibel ütleb, et me peame kõik rõõmsad olema ja tänama Jumalat ja ta ütleb, et ma ei suuda voodistki välja tulla, et ma olen nagu nii augus, et tegelikult jällegi see, et püüda mõista, kus see inimene on hetkel ja me ei pea üldse seda ise nagu heaks kiitma, meil võib täitsa mingi oma arvamus olla, aga et pakkuda inimesele seda, et ma saan aru, et sina oled praegu väga raskes kohas. Ja see, kuidas sina praegu tunned, on see, et sa tegelikult ei jaksa mitte midagi teha. Üks kommentaar lihtsalt seotud natukene alkoholismiga ja sellega, mida ma olen Lootuse külas näinud ja kuulnud, et on see, et nad ütlevad ka, et loomulikult enamus alkohoolikuid, kes juba tunnistavad, et nad on alkohoolikud, siis nad tahaksid nagu niimoodi vähemalt sellest alkoholismist vabaks saada ja sellest, et see paine on nende peal. Aga seal Lootuse külas just öeldakse, et tegelikult see on kombinatsioon, mida ongi tarvis nagu välja ravida pikaaegselt. Et kaasa arvatud kõik see, kust tullakse, kuidas ennast nähakse, et jah, sellest alkoholi, nagu ka sellest väärastunud keemiast, Jumal saab niimoodi, aga tegelikult see, kuidas me mõistame iseennast, see on protsessi teema ja sellepärast on tarvis olla seal 9 kuud ja sellele veel järgneb protsess, et vaim, hing ja ihu saaksid mõjutatud ja muudetud selles protsessis. Aga Valdol oli üks väike kommentaar või tunnistus. Mul on nagu kaks võib-olla kinnitust lihtsalt ka, et ise olles nüüd olnud viimased aastad päris tihedalt sellises eespalveteenistuses ka ja lähedalt, võib-olla isegi hästi lähedalt inimeste eest palvetades, tihti kallistades inimesi ka, et see nali seal on tihti olnud, et lähed koju ja kui särk on nagu hästi nutetud ja see pustaks tehtud, et siis on olnud hea koosolek. Aga tegelikult meil on ka üks reegel meie nagu meeskonnas, alati eestpalve meeskonnas, et me palvetame alati nagu selles ruumis, kus see on. Et me ei lähe kuskile eraldi ja kui on eraldi minek, siis just ka, et keegi tuleb kaasa, et see on just meie enda kaitseks. Ja muidugi mul alati kõige suurem rõõm, kui ma võin koos oma abikaasa Helmega seda teha ja siis me oleme kõige tugevamad just ühes koos ja meil on seda rõõm teha olnud. Aga mul tuli üks lihtsalt, Jumal tuleb selle tunnistuse meelde ka sellest, et võiks olla püha vaimu juhitud, kui me palvetame ja võib-olla see on ka natuke see, et vahest see, mida me kuuleme, mida öelda selle inimesele, tihti ei haaku meie mõistusega isegi või mida me oleme õppinud või kuulnud. Et ma olen oma elus väga pikka aega olnud ühes draamaetenduses, kus räägiti sellest, et kui enesetapja, siis ta kindlasti läheb teatud kohta. Ja üks tunnistus lihtsalt lühidalt Soomes aastaid tagasi üks naisterahvas tuli meie juurde eespalvele ja ta ütles, et ta tütar oli teinud enesetapu. Ja muidugi, mis siis oli tehtud temaga, oli öeldud, et su tütrel ei ole midagi enam, see on lõpp ja ta oli kaotanud oma tööd, oli kaotanud oma tervise, ta oli kõik kaotanud. Ja kui ma aus olen, siis minul ei olnud midagi talle öelda või anda sellel hetkel. Aga ma lihtsalt seisin Jumal aita selles olukorras ja palvetasin ja see sõna, mida ma nii selgelt oma sees tundsin sellel hetkel öelda sellele naisterahvale, oli see, et te saate oma tütrega kohtuma ühel päeval taevas. Ja see oli nii kindel ja ma ei tea tänaseni, kus see tuli, aga samas ma järgi saan aru, et see oli taevane isa, kes kõneles oma tütrele. Ja
ja ma ei ole kunagi seda naist rohkem näinud, tema kohtunud, aga alles hiljaaegu ta kirjutas Facebooki ühe sõnumi ja kellegi kaudu ma nägin seda ja ta ütles, et aastaid tagasi Jumal saatis Eestimaalt ühe venna talle ütlema seda, et tal on lootus ja ta tervis oli paranenud, ta töökoha oli tagasi saanud, ta lootus oli jälle ärganud, nii et ma usun, et see on see, mida just nagu Jumal on meid igat ühte kutsunud tegema, ka julgustama ja andma seda edasi, mida me ise, ja vahest meil ei ole seda anda, aga ma usun, et kui me kõnnime koos Jumalaga, siis ta annab meile anda. Et ta tahab rääkida oma lastele, ta on meie taevane isa. Aga aplaus, Karita ja Veeter, aitäh!